No nii, sarjepüük. Ainult seal võta. Ai, saanu ka. See on üks ilusamaid võib-olla täna. Ma ennem, kui sa läksid auto juurde, ma sain päris priske. Aga suht sama, jah? Miks? Lähed sinna Svenile või? Ma tulen otsa siia tagasi, siis püüan edasi. Ämber on täis võib-olla, et tuleb mingi teise ämbriga peale. Kui võimalik, siis osta kuskilt ämber. Türa iluks, see kast on ju suur ja lai ju. Kala täis visata seal. Arvil juba see... Ma pakkusin, ta ei tahtnud. Ma olen talle valmis, õnge, ta lihtsalt peab vettu vähemalt. Ei, mis ma teen? Ma ei taha. Lihtsalt pane vette. Nüüd on põhjas mingi väljakas koht. Ja las olla seal. Tulen ka. Pane veits kaugele. Sa tahad, siis võid kaasa küll tulla, jah? Sest siis ei ole seda ohtu, et sa viskad vette. Oota, mul juba on plaan. Mingi muu, ta on kaugel. Ei, küll ta tuleb. Tuleb palju kuksub läks. Pull on ikka see püük veel. No kuule, ma räägin, kui pole ussi vaja raisatagi neid. Vana lihtsalt elu käib. See on mõnus koht, kui ikkagi looduses, nagu vaat selja taha. Jumal ilus, kadakad reis. Ma olen väga rasketest olukordadest sind välja päästnud. Ma sain ka just, tuli vist mingi parv läbi. Ilge ju kuradi masuurikas, noh. Ootad juba? Päike, värgid, no mis veel tahad? Nüüd oleks nii palav, et võta jope ära. Perfektne. Jah, kas saab olla? Priimu ka, vaata, keegi ei ole siin. No tõesti, super. Ja tead, Robin, mis ma arvan? Siin võib veits olla see ka, et vaata siin paar nädalat tagasi läks soojaks. Võib-olla hakkas siin võtma, on ju. Aga ma arvan, nüüd äkki tõmbas vaikseks, kui jahedam oli. Ja nüüd ei käida siin enam. Sest see on imelik, et siin kedagi ei ole, ju. Mujal nagu nägime ikkagi. Seal, noh, siin-seal, noh. See on ikka, see on räme kuradi, noh, avoor. Jaa. Vahva. Kalamehe jutud. 10. hooaeg. See veits hakkab juba nii, et meil on vist ämbrid täis kohe-kohe. Siin ei ole täis. Kui selle ümber valad seal koti, vaata. Nii palju ka ei ole. Ei ole või? Okay. Nad hüppavad välja varsti. See on mingi koti tagurpidi tähe tõmmatavad. Tuleb. Läks otsast ära. Jah. On ossa. Tuleb igalt poolt seda kala reaalselt. 5 senti põhjast, siis kohe lööb. Lahe. On, ta on kogu aeg nagu tegelikult all, vaata. Väiksem või suurem, no keegi on. Põhimõtteliselt nii kui uss kõrge jõuab, hakkab mingi proovi. Ma pole kordagi istunud selle aja jaoks, kui nad ära käisid. Jõhkralt ja ikka. Pole ime, et siin nii ranniku võttes nii palju suurt haugi ka on, kui neil nii palju süüa on. Praegu haugi või kell aega? Ja ka koevad, jah. No säärek ka tegelikult tuleb vaata kudema. Aga no nendel pole keeldu, sest neid on nii palju lihtsalt. No mõtle praegu kakud lihtsalt kuradi. Lihtsalt õnge sisse juba tuleb. Aga huvitav jah, et veel säinast ei ole saanud.
Liivaks, kui tuleb ka läbi liivakoobis on ka raudselt, vaata. Ämbrit. no ma ütlen, homme võib-olla on seda vaja, aga. Hull on see, et seda kala on juba püütud. Oli või? Jah. Sama huule ja neidiga tõmbasid sama auku. Tegin sama augustuseri. Tätokas. Hull on see, et vasak käsi on pasale. Oi, korralikult. Sellega enam jah, puhtaid asju ei tee. No. See on see vasak käsi pühkimise käsi või? Pühkimise käsi või? Ma ei tea, see on mu kalakäsi on see. Et mul on siin juba päris mitu kilo ju. Salves. Ja siin tuleb ka väikest vahele, ei ole midagi. Seda väikest on igal pool. Nüüd ongi opa ja see on täitsa kurat see kides kurat. Ma annan talle lootust, panen korra veest läbi veel. Ja. Kalale peab ikka ka jääma, jah. Las võitleb elu eest. Võimalus. Siis on väärt. Oi, See oli ka okei. ise tuli. Kõik kalad või tiied või... Kehamüüd, noh. Tiid lohkjurid. Järgmine täitsa ju... Palju eelmine aasta saite? Eelmine aasta oli kokku 18 kilo, aga ma arvan, me püüame täna rohkem siit juba. Tanel. Johatana. Ka täitsa kena isend. Oh jaa, näed, tuligi näed. See pole paha ju. Vaata, et ümber kolid. Nii lähevad ju kõik ühe hooga. See. Kõrvalistu ukse sees on 2 pisikest kilekotti. Pohku ja võta need. Ja minu kotis on üks suur, see ka. Iga ühele mõni kilekott ja... Vaat seda kotti sulle. Ma saan siia. Opa, aga see on väike. Konksuga võib ka püüda või? Hops, jälle tuli ka üks häält, tõmbas jälle välja. Käib nüüd siin meil siis särje soolamine. Väga lihtne. Särge on meil 20 kilo. Paneme 1/10 suhtega soola. Ehk siis täna läheb meil 2 kilo soola. Nii ta käib. Saaremaa särjepüük ja kala soolamine. Ka puit. Vaata tagasi, munakas enda. Ei, see on klassikaline, aga nagu sul ei ole eespoolt, sa ei näe liiga kandiline või nagu liiga ümmargune välja. 100% soo. Selle poja vastu on ikka lammutanud. Vingeri laul ikka nagu rohkem. Tänapäeval see on ikka tõsiselt ausõna peal siin praegu. Aja. Suu kinni. Läkski ja putt.